In nomine civitatis Hanseaticis Revaliensis, Tallinna linna nimel. Teil ei tohiks teadmata olla, kallid kaaslinlased, et Tallinn tähistab alates aastast 2002 Tallinna päeva ja teeb seda 15. mail. Miks? Osa teab teist seda, osa veel mitte, osa on aga unustanud. Olgu siin puhul märgitud, et tegemist on 15. maiga sellepärast, et nimelt aastal 1248 meie tookordne maaisand, Taani kuningas Erik Adraraha ehk Blaufpenning kinnitas Tallinna kodanikele samasugused õigused, nagu on Lübecki kodanikel. Õigupoolest see õiguste kinnitamine ei olnudki esmakordne ja nagu ta mainis, ta kinnitas õigused, mille annetas tema õnnis isa, kuningas Valdemar II. Aga kuna see ürik on kaotsi läinud ja ka Eeriku ürikust pole meil originaal, vaid hilisem koopia, aga siiski see on meile äärmiselt oluline. Te võite küsida, et miks niisugune ammune aeg ja mingisugused kirjatähed, mis tänasele lugejale on mõistmatud, nii kirjaviisi kui keele poolest, on meile aastal 2020 veel aktuaalsed. Ma meenutan teile, head kaaslinlased, et aastal 1998 me pühendasime vanalinna päevad sellisele motole 750 aastat Lübecki õigust Tallinnas. Ja sellest ideest haaras kinni meie toonane president Lennart Meri, kes kutsus siia hulga esinejaid välisriikidest ning toimus rahvusvaheline konverents ajalooliste linnaõiguste teemadel. Ning siia saabus ka Saksamaa Liitvabariigi president dr. Roman Herzog, kes ütles sõna-sõnalt järgmist. See asjaolu, et Tallinna kodanikel olid aastal 1248 samad õigused nagu Lübecki kodanikel, annab tänapäevastele Tallinna kodanikele õigusi küsida endale samasuguseid õigusi, nagu on juba Lübecki kodanikel. Kuidas seda mõista? Aga nii, et kauge, ülivana ajalooline dokument sai briljantselt seostatud tallinlaste ja kogu Eesti rahva moodsate püüdlustega, sest meie, olles üsna hiljuti saanud taas iseseisvaks, tahtsime liituda taas Euroopa seadus, kultuuri ja kaubandusruumiga. Ja see oli vastus meie püüdlustele, toetus meie püüdlustele saata Euroopa Liidu liikmeks, mis peatselt toimuski. Ja samal ajal ma pean ütlema, et see Lübecki õigus oli omal ajal väga briljantselt koostatud ja määras elukorraldust mitte ainult 13. sajandil, mitte ainult 1248 aasta järel lühikest aega, vaid oli kehtiv üle 600 aasta ning asendati alles Vene linnareformide aegu 1870 aasta järel uute linnaseadustega, venelike linnaseadustega, kuid Balti sakslaste seas jäid mõned punktid Lübecki õigusest kehtima kuni 1940 aastani, Balti eraõigusest nimelt. See on hämmastav, kas pole. Ja kuigi selles koodeksis, mis on nüüd kõige tuntum aastast 1282, mis on linnaarhiivis originaalis, seal on ainult 166 paragrahvi. Ja see ei kata kõiki probleeme, need valdkonnad, mis olid seinast seina, alates ütleksime nii-öelda kellegi sõimamisest, kellegi tapmiseni või vara lahutamise ja jagamiseni. Ja see oli koostatud ilmselt nii väga nutikalt, kuid Tallinna raad ei saanud selle alusel kõiki asju otsustada, sest punkt oli liiga vähe. Aga samas toona, mis võeti veel abiks? Ühelt poolt oli tavaõigus, kuidas oli kombeks, kuidas karistati inimest, kes näiteks avalikus kohas urineeris või kellelegi kallale tuli või sõimas või
need olid osalt kujunenud välja ka juba lihtsalt eluoluliselt siinses keskkonnas. Lübecki õiguse juurde tagasi pöördudes olgu öeldud, et õitseaeg sellel muidugi oli keskajal, mil Tallinn kuulus Hansaliitu ja oli üks 20 kõige õilmitsevamast linnast Põhjamere ja Balti mere rantadel ning viimane Lübecki õiguse koodeks aastast 1555. Sinna oli juba kirjutatud mitte enam 166, vaid hoopiski 455 paragrahvi. Ja siis oli lisaks Lübecki õigusele lähtusid siin Raesaalis, kus ma praegu istun raehärade pingil. Vaat siin samas oleks 300 või 700 aastat tagasi minu kõrval istunud veel 6 raehärad, näete, igal ühel on üks tahvel, üks koht. Ja raehärasid kohtumõistmisel ja linna juhtimisel oligi 7, eks ole. Ja siis oli veel sündikus ehk jurist ja sekretär. Nii et see oli seltskond, kelle juhtimisel toimus protsess, kusjuures lisaks veel kohtufoogt, kes oli linnateenistuses. Osa neid probleeme lahendas kohtufoogt koos oma abilistega, aga ülemkohus oli siis siin Raesaalis, kuhu toodi süüalune sealt vastast teisel pool Raekoja tänavat paiknenud Raevanglast ja siis mõisteti tema üle siin kohut, kusjuures selle taustaks vaadake. Siin on Jeesus Kristus ise viimsel kohtupäeval on tõstnud hoiatavalt käe ja näete, talle assisteerivad mitte raehärrad, vaid Neitsi Maarja, apostel Johannes ning külgedel on apostlid Petrus ja Paulus. See on seltskond pidi andma siis kohtumõistetele kristliku autoriteedi. Üks valdkond, mis on alati aktuaalne, millega tuleb kõikide aegade nagu kohtumõistetel ja ligimestel tegeleda, on kriminaalia. Alates sõimamisest kuni tapmiseni, jättes sinna vahepeale veel terve hulga inetusi, nagu kellegi laimamine, alusetu süüdistamine, solvamine sõnaliselt või siis käsitsi kallaletungid, kusjuures need liigitati sinisteks ja punasteks kahjustusteks. Ühesõnaga, kui keegi sai muhu või silm löödi siniseks, see oli sinine. Aga punased kahjustused, siis kellelgi juba veri välja tuli. Kui keegi teist lööb, nii et see jääb löömisest vigaseks, ja teine kaebab selle peale, peab see, kes on niimoodi löönud, talle ja fooktile ja linnale maksma hüvitust 60 killingit ja peab sellele, kes on vigastatud, andma 10 marka hõbedat tema vigastuste eest. Kui aga on nii, et ta vaesuse tõttu ei saa seda raha anda, peab ta 10 nädalat vangitornis leiba ja vett sööma. Ja pärast seda tuleb ta linnast välja saata ja ta ei või linnale vastu hakata ilma selle nõusolekuta, kes on vigastatud. Kui on nii, et 2 mehel on ühine maja ja nad ei saa ega taha seal sees koos elada, siis ei ole mingit vajadust, et nad selle maja müüksid või lammutaksid. Vaid üks elab majas 1 aasta või 2, nii pikalt, kui nad kokku lepivad, ja seejärel teine niisama pikalt. Kui alla 12 aasta vanused lapsed üksteisel vere välja löövad, siis ei tee kohtunik sellega tegemist. Nende vanemad peavad aga üleastumisest teadlikena neid vitstega nuhtlema. Isiksuse vastased kuriteod, nendes oli Tallinna Rael oli lõplik õigus, kaelakohtulik õigus, õigus inimese elu ja surma üle. Ja need siin langetatud otsused edasi kaebamisele ei kuulunud. Kui mõni naine või mõni neiu, kes asub ja elab väljaspool meie linna, võtab meheks mõne meie linna kodaniku ja mees sureb. Tahab ta siis, kui mees surnud on, asuda jälle linnast välja elama? Ei tohi ta kaasa võtta rohkem varandust, kui ta mehele linna tõi. Mis pärandist ja varast üle jääb, peab jääma mehe pärijatele.
Kui aga sünnib, et ta võtab linnast uue mehe, siis võib ta pidada oma varandust linnaõiguse järgi. Kui aga mõni mees oma jultumuses sellest üle astub, nii et ta oma naisele sellest rohkem annab, peab ta maksma linnale hüvitust 100 marka hõbedat. Kui keegi tabatakse abielu naise juurest, peab see naine meest tema mehe elundit pidi talutama edasi-tagasi läbi linna tänavate. Kui mõni mees võtab siin seadusliku naise ja tal on mujal seaduslik naine ning ta on tolle maha jätnud ja mehe süü on tõendatud, peab ta viimati võetust loobuma ja see temast ja naine peab võtma endale kogu selle vara, mis ta mehele on toonud. Edasi peab ta võtma poole mehe varast. Mees aga peab linnale ja kohtunikule maksma hüvitust oma kurjuse eest 10 marka hõbedat. Kui tal seda ei ole, tuleb ta heita piinapinki. Huvitav on see, et linn ei tahtnud vangis pidada inimesi. Seda ainult lühikest aega, nii-öelda vee ja leiva peal pidamine, see väljend, mis on tänapäevagi jõudnud äärmise vaesuse näiteks, oli siin Raekoja taga Raevanglas, seal tõesti ainult vett ja leiba. Ja põhiliselt olid trahvid, rahatrahvid, mis tuli kiiresti ära maksta ja raad oli huvitatud, et ei pea raiskama jõudu ega ruumi ega vahendeid selleks, et vangi pidada vangis. Kui kellelgi on võlts mõõt veini või mõdu või õlle jaoks ja ta sellega tabatakse, peab seda hüvitama 60 killingiga. Ja kui kellelgi on õige mõõt ja ta ei vala seda täis, peab seda hüvitama poole naelaga. Kes tabatakse võltsi kaaluga, see peab maksma hüvitust 60 killingit. Ja kellel on võlts kaaluviht, see peab samuti maksma hüvitust 60 killingit. Aga muidugi mõnikord oli siis ka kaelakohtulik lahend, poomine, mõõga ka pearaha maha raiumine ja kõige julmem karistus oli keetmine õlis surnuks või siis elusalt põletamine. Selliseid asju tuli ka ette. Raad reguleeris mitte ainult inimeste, vaid ka loomade elu. Ja 1405. aastal hakkas raad diskrimineerima sigu. Ei lubatud laste sigu linna peale jooksma, et nad endale kuskilt mingist prügist mõne ampsu leiaksid, vaid sigu tohtis pidada ainult oma kinnistul. Üks valdkond, mis on väga huvitav tänapäevaga võrrelda, on korruptsioon. Seda esines ka vanasti ja selle tõttu oligi Tallinnal korraga 2 bürgermeistrit ehk linnapead, mitte üks, vältimaks autoritaaria teket. Ning samuti oli ette nähtud, et ei tohtinud samaaegselt raadi kuuluda isa ja poeg või vennad. Isa ja poeg ja 2 venda ei tohi korraga raehärrad olla. Kui vaid üks sureb või astub raest tagasi, siis võib küll teise raadi võtta, kui ta seda väärt on. Olgu teada, et ükski raehärra ei tohi vastu võtta kingitust asjas, mis puudutab linna või kohut. Seda peab iga raehärra tõendama oma vandega, kui ta raest lahkub, ja endine raehärra, kui ta raadi peab minema, peab seda sama tegema, tõendamaks, et ta on sellest määrusest kinni pidanud. Ta ei tohi võtta mitte rohkem kui 1 toobi veini. Kui 2 raehärrat rae ees ebasündsalt tülitsevad, siis see, kelle süü see on, peab maksma teisele hüvitust 10 killingit ja igale raehärrale 4 killingit. Kui aga üks lööb teist või röövib teda või nimetab teda hoorapojaks või muul taolisel viisil, peab ta temale maksma hüvitust 60 killingit ja igale raehärrale 10 killingit. Kui igaüks neist ei taha seda vastu võtta, tuleb see kõik täielikult võtta linna vajadusteks. Nii et süüdlasele sellest üleüldse midagi osaks ei saaks. Nii et kui me tagantjärele vaatame selle Lübecki õigusele, siis võiks öelda, et see oli
Tallinna keskaegse elukorralduse üks põhilisi aluseid, mis toimis ja mis võimaldas seda, et kogukond säilitas sotsiaalse väärikuse taseme, et inimene oli ligimisele abiline ja sõber ja et oli võimalik niisugune kogukonna koostöö ja kui linnale tegutseti vastu, linna huvide vastaselt, siis oli linnal õigus Rael otsustada, et vaat see tüüp, kes on laimanud Tallinna linna või kogunud luureandmeid vaenulike riikide tegelastele, saab häbimärgistatud ja saadetakse linnast välja, kusjuures talle teatatakse, et sina, nurjatu, kes sa oled häbistanud Tallinna linna au ja oma ametit, pead Tallinnast igaveseks lahkuma ja kui sa peaksid siia nurjatu tagasi tulema, siis sind puuakse, saab teada kael, mis kaalub tagumik. Kes peab üht asja tunnistama, et see on tõsi? Sel peab linna sees olema kinnisvara, siis võib ta seda täiesti tunnistada.